Ahoi! Mõned teist võisid mõelda, huvitav, kus see Pokepeni veel on? Ma küll ei mäleta, kes ta enam on. Ta korraks oli mul nagu Subboxis, aga enam ta ei ole, sest YouTube nägi, et ta tegi YouTube'i kohta video, halvustava video, nii et nad remoovisid ta minu Subboxist. Ma teen ainult nalja. Igatahes ma tulen siis natuke pommitan tagasi ühe uue videoga, sellepärast et ma ei ole tükk aega uploadinud midagi, sest mul oli üks väga busy või siis kinnine või siis väga keeruline nädal. Ja ma ei saanud üldse aega, et rekordida. Ja siis, kui mul oli aega, tahtsin ma kas siis puhata või siis oli keegi kodus ja ma ei saanud normaalselt rekordida. Igatahes siin on, mida ma tegin eelmine nädalavahetus, väike klipp sellest siia. On see eks olema! Oh my god! Nüüd ma tahaksin siis rääkida paarist videost, mis on minu enda, see sama Pokebeni, nagu Pokebeni, nagu kutsa, Beni, tema kohta. Tema kohta on, või miks ma ütlesin endale nagu kolmandas, suva. Minu kohta on tehtud paar videot, mis on hate-videod. Ma arvan, et ma peaksin natukene valgustama neile ja põhimõtteliselt näitama, kui retarded nad on või siis kui hästi nad ei tunne seda kanalit ja nad on ainult ühe video vaadanud ja sellest järeldavad midagi. Nii et hüppame sisse. Kas see intro tõesti kauem ei saanud olla? See oli liiga pikk. Lihtsalt selle jaoks, et öelda disclaimer, et see video ei ole tehtud naljaga. Muidu väga vaimukas kommentaar. Tervist! Tänases videos räägin ma siis Pokebenist. Ma ei ole kindel, kuidas minu videote, thumbnailide ja title'ite vaatamine küll lisab su punktile, et ma olen kloon, aga okei. Noh, ma ei arvanud, et ma seda tegema pean, kuid ma räägin Pokebenist. Aga vot, sa juba rikkusid terve oma video sellega ära, et ma ei arvanud, et ma pidin seda videot tegema, aga täna siis räägime Pokebenist. Nagu tõesti, kui sa ei arvanud, et sa seda tegema peaksid, siis miks sa seda tegid? Tegelikult nagu enne eelmist videot mul polnud õrna aimu, kes see vend oli. Võimeks, kes ta siis on? Ta on mingi räige vannabi T-Max. Ma olen mingi räige vannabi T-Max. Ahah, kas sa oled kindel selles? Kui sa nüüd võrdled minu contenti ja T-Maxi contenti, siis oleks päris kindel aru saada, et need on erinevad. Pluss, kui ta veel suudaks viitada sellele HD Taneli, kui ta oleks aus videole, või mida ma tegin on siis see oli põhimõtteliselt see oli Chopsi järgi tegemine ja isegi T-Max teeb Chopsi järgi. See on teada ja ta ise teab seda. Enne kui ta üldse neid videosi tegema hakkas, ütles ta mulle Discordis, et ta tahab sellist asja teha. Ja siis on lihtsalt need retarded eestlased, kes vaatavad seda tema videot ja vaatavad minu videot ja arvavad, et mina kopeerin teda. Sest, ma ei tohiks nii närvi selle asja pärast minna, kuna see oli ainult üks video ja see oli katsetus, kus ma proovisin lühemas formaadis videoid, kuid see ei tulnud välja. Ja nüüd ma siis tegin jälle selliseid pikemaid kommentaari videosi. Aga ei, ma olen ikka kuidagi kloon, kellegi kloon olema kogu aeg. Vaatame siis tema channelit. Oi, mis tema on? 330 suubi. Kas eestlastele tõesti meeldib selline cancer? Kui sa nimetad minu contenti canceriks, on see sinu arvamus ja see ei tähenda, et eestlastele meeldib minusugune cancer.
nagu tõesti see on sinu arvamus ja kuna neile, kes clearly on sellepärast subscribe inud mulle, sest neile meeldib see nii-öelda cancer, nad on tellinud selle jaoks, et näha rohkem siis nii-öelda cancerit on ju. Nagu mõtle see läbi. Need inimesed, kõik need toredad inimesed, kes on mulle tellinud, nad ei oleks tellinud mulle, kui mu content oleks täielik cancer. Jah, ma ütlesin täielik, sest vahepeal see oli ju nagu cancer, sest mul on siuke tunne, et ta channel tehti ainult Eestis Ebola levitamiseks, sest sellist klooni pole ma varem näinud. No, muidugi välja arvanud need Maria Rannavälja kloonid. Aga igatahes, teile meeldis see levik video, kui meeldis, jätke like, sest mu enesehinnang on väga madal. Nii et su enesehinnang on väga madal, nii et sa rikud teiste enesehinnangut sellega, et sa teed nende kohta nii-öelda hate videosi. Jah, kõlab nagu midagi, mida keegi, kellel on väga madal enesehinnang, teeks. See video, mida me just vaatasime, oli päris mõttetu. See tõi nii vähe punkte ülesse ja on üks video veel, mida ma tahan vaadata ja hüppame aga sisse. Tere, mina olen Leheke. Oli jah päris hästi aru saada, et sa oled Leheke, kuna sul on juba kohe alguses valmis meile vaatajatele selline CSGO surf gameplay. Jah, sa oled Leheke, mu sõber, sa oled Leheke. Ja see on mu esimene video sellel kanalil. Ma ei tee väga videosse sellel kanalil. Tüüp ütleb, et see on tema esimene video ja siis Tüüp ütleb, et see on tema esimene video, aga mis ta ütleb järgmisena on, et ta ei tee väga selliseid videoid oma kanalil. Aga täna nagu ma käisin YouTube'is ja ma nägin sellist kanalit nagu Pokebeani. Ma arvan, et sa kutsud seda niimoodi. Ja ma vaatasin ühtede videot nimega Maarja Rannavälja kopid või koopiad, siis järelikult jah, te kuulsite õigesti, ta just ütles Maarja Rannavälja. Maarja, see on clearly Maria Rannaväli, mitte Maarja. Kuidas sa saad minna Mariast Maarjani? Kas sa oled retardation? Ma pean ütlema, et see on lihtsalt vähk. Üks asi on see, et ta korrutab kogu aeg ühte ja sama probleemi või teemat seal video. Pean jälle tooma üles selle, kuidas ta räägib. Kuidas sa saad öelda videos? Mis asi, kas sa nagu üritad inglise keeles rääkida samale, kui sa üritad eesti keeles rääkida? Nagu jaa, ma tean, nagu teemaks minul ühes privaatses konversatsioonis üles tõi, et mul on igas lauses ingliskeelne sõna. Jah, ma tean seda, ma olen self-aware sellest ja ma ei tea, kuidas seda parandada. Võib-olla ma lihtsalt räägin liiga palju inglise keelt ja liiga vähe eesti keelt. Aga kuidas sa saad öelda video kohta videos? Selles videos. Ja nagu ta räägib nagu endas ka seal nagu, et ma ei ole mitte kellegi kloun, ma olen lihtsalt free, ma olen ülipro, on ju, mitte ta ütleb, et ta on väga pro, aga nagu te näete paari 10 sekundi pärast, ma arvan, millest ma räägin. Nii et teeme siis, alustame kohe. Kui sa üritad mingi YouTuber olla, siis palun leia omale parema kvaliteediga mikrofon. See ei käi kõigi kohta, aga sinu kohta käib, sest ma ei saa mitte midagi peaaegu aru, mida sa räägid. Pluss sa räägid väga vaikselt. Jah, palun muretse omale korralik mikrofon. Okei, juba alustame Cancer introga. Väga hea algus. Tere, mina olen Leheke. Ma arvan, et minu enda tehtud intro on ikka parem kui sinu. Tere, mina olen Leheke. Nii, tere. Tere. Täna siis vaatame selliseid Maria Rannavälja kloone. Neid on väga palju Eestis. Nii, arusaadav, jah. Ja, ma saan endast ka aru. Ja ma ei tea, kus mujal neid oleks peale Eesti, aga nii palju kanaleid on, kes teevad täpselt sama intro järgi, täpselt samu topikuid. Ta on mingi retarded toovet homolainet fänn. Ja nüüd ma saan aru, miks ta nii imelik on. Aga jah, varsti tuleb võib-olla sellest toovet homolainest väike ilus videoke. Ja lihtsalt enamus, nagu näiteks nende liigutused video alguses või ma ei tea, transitionid, need on kõik nii sarnas. Kust ma alustan? Okei, nii video algus ta räägib, et ta teeb Maarja Rannavälja kloonidest video. Ja siis ta räägib, et nad teevad kõiki samu asju, topikuid. Aga sa ise
sa tegid Maarja Rannaverust video nii arusaadav ja, aga seal ma olen päris kindel, et kui sa lähed YouTube'i ja kirjutad Maarja Rannavälja koopia, seal tuleb 1000 ei, 100 tegelikult 100 Maarja Rannavälja koopia videot, nii et get right. nii, siin on otse siis, kuidas ma üritan avastada, mida ta üritas mulle öelda. nii, lähme YouTube'i, väga tore, väga kena, paneme Maria Rannavälja või siis nagu te kloonid või koopiad, koopiad vist. Otsime mõlemad läbi. nii. minu oma on ennem, okei. Ja mis siin on siis? Mis siin 100 videot on? Ma tõesti ei saa aru, need on tema enda videod siin või siis tema õe omad. Ma ei tea, mida ta mõtles selle all. Proovime panna kloonid. Sama asi. Ainult et nüüd tuli tema video ette. Ma ei tea, mida ta mõtleb selle all. Mis asi see on? Mida ta üritas öelda? Et selle kohta ei saa öelda kokkusattumus, kuna neid on lihtsalt nii palju. Selliseid kanaleid, kes teevad niimoodi. Ma lasen nüüd läbi mitu kanalit, mis teevad samasi tüüpi videosi nagu tema. Ta tõi üles punktidena, et minu videod sarnanevad Pyrocynicalile, Leafile, Lieutenant Corbisele, minu endale jah, ja T-Maxile. Kas sa oled kindel? Ma sellel viimasega ja Lieutenant Corbisega pluss Pyrocynicaliga ei ole väga nõus. Leafiga ja okei, ma kasutan samat kommentaari formaati, mida on paljud kasutanud juba aastaid ja see ei ole uus asi, sa väike retarded child. Ja Pyrocynical, ta teeb facecam videosi, kuigi ennem ta tegi gameplay kommentaarisi. Nii et jah, praegu ma present teel ei loeks ennast kasutamas tema formaati, sest ma ei kasuta facecam'i. Nii, kolmandaks, Lieutenant Corbis, tema ka kasutab facecam'i, ma ei kasuta, ta teeb kommentaarisi ja muud asju, ma ei tea, mida ta enam teeb, ma unsubscribe'isin ammu juba. Ja siis olen mina ise, väga tark sinust ja T-Max. Okei, ma seletasin seda juba alguses, aga mina ei kasuta T-Maxi formaati. Minu videod on palju pikemad kui tema omad. Mul ei ole sarnased thumbnailidki ja kuidagi ma olen koopia, on ju. Kas sa oled kindel? Mina ütlen kohe ära, et mina olen Leafy ja Pyrocynicali kloon ja ma ei varja seda. Vaata mu nime, leheke on siin, see on juba Leafist nagu. See, kui sa ise oled sellest teadlik, ei tee su olukorda paremaks, sest sa ikkagi oled koopia. Isegi kui sa tead seda või ei tea, sa oled koopia, sa oled full on koopia. Isegi video lõpus sa teed sama nalja, mis Leafy alati tegi, et mingi like seda videot, saad mingi tasuta cookie või midagi. Please, lõpeta oma elu. Okei, ja see toob meid siis tänase video lõpuni. Ma vaatasin paari hate-videot, mis olid päris retarded. Ma ei hakka valetama, need olid tõesti rumalad. Ja nad raudselt lihtsalt vaatasid, et oi, keegi heitis ja tõi ühe sellise punkti välja. Las ma teen sellest video. Ja ma tahan lisada natuke sellele tüübile seal viimases klipis, et ta ütleb, et ta nimi on leheke on siin. Nii et ta vahetas oma nime enne, kui ta uploadis selle video. Ta YouTube'i profiili pilt on roosat värvi Pikachu ja ta banner on roosa. Ja kas see on siis originaalne või on see laiskus. Nii et jah, kui teile meeldis, pange like ja kui teile väga meeldis, siis pange subscribe või tellige. Ja kindlasti minge uurige mu descriptionit, seal on toredat infot ja näeme millalgi järgmine kord, kui ma leian mõne aja, et rekordida midagi. Head aega!